Minu kõrval on Karl Sander, minu praktikant, juba 2 aastat on ta siin ja tänasega nüüd peaaegu laagri lõpus on ta ära võlunud kõik lapsed, kes on lastelaagris. Sul on sündmuse korralduse praktika. Ütle 5 asja, mis sul praktika jooksul on nagu meeldinud. Kindlasti selle kringli tegemine, ujumine, loomingulised tegevused. Tuleb veel midagi? Ja endale aega võtta. Endale aega võtta uue nüüd alus saab. Mine kõnni sinnapoole või sinnapoole ja täpselt nii ongi. Kui tuleb õrnalt mingisugune kurbuse hetk või väsimuse hetk või teadmatuse hetk, et ma ju oskan ise juhendada, sest ma tean neid hetki, kuidas ma lahendan seda. Ja siis ma oskan juhendada sind ja ka edaspidi teisi inimesi. Ütle 3 lausega või 3 asja, mis sul lastelaagri kui sündmuse korraldajana on nagu meeldinud. Et lapsed on rõõmsad, et me saame teha erinevaid tegevusi kõik koos. See on selline mõtlema panev koht on ja võib-olla Karl tegelikult ma usun, et sa tahadki natukene mõtiskleda ja seedida seda asja. Meil on olnud 4 päeva, 4 ööd praegu lastelaager. Sa oled teinud tööd ka enne laagrit, mis oli minu jaoks üle kübara käiv. Lihtsalt see oli nagu, ma ütlesin, mina ei oska trükkida nagu reaalselt. Me tegime reeglid, me tegime asjad, mida kaasa võtta. Me lasime ühel TikToki fännil, minu TikToki fännil plakatit teha. Mina läksin, panin plakatit üles, jagasid oma lehtedel ja sponsorid. Mis asja, meil on homme üllatus juba lastele ja järgmisel päeval, viimasel päeval on meil lausa üllatuspakid lastele, mis on sponsorid ajasid sina kõik välja. Nagu vau, et lastelaager ei ole ainult see, et ma lihtsalt tulen ja hakkan siin korraldama ja tulen kohale ja enam kõik tehke ära, aga selle alguse ja see kogu see sisu luua ja nüüd lastega sõbraks saada. Ja siis pärast analüüsid teha. Ma saan aru, sul on kooliprojekt ka, et sa pead nagu pärast analüüsima kogu seda praktikat, mis sa 4 nädalat meil oled olnud. Selle sisse on mahtunud mitmed sündmused, sellele me täna ei lasku rohkem, aga just me rõhume seda lastelaagri osa on ja. Ja koolile on vaja teha veel väikene aruanne selle kohta, mida me siin praktikal olime kõik siis teinud koos. Siis teen ka ühe esitluse, kuhu ma lisan siis ainult pildid kõikidest asjadest, mis me siis teinud oleme ja lastelaagrist. Ja tulen tagasi siis nende sponsorite juurde. Alguses on ikka see, et sa ei tea, mida neile kirjutada ja kellele üldse kirjutada, sest ettevõtted on nii palju, kes võiksid toetada sellist sündmust. Aga siis ma otsustasingi alguses, et ma küsin kooli käest, sest ma tean, et kool on nõus mõndadel sündmustel andma enda asju välja. Ehk siis esimesena kirjutasin kooli, siis ma uurisin jääjakeskusest, sest mu klassiõde töötab seal. Ja ma kohe helistasin neile, sest nad vastasid küll mu kirjale, aga ma ei osanud nagu arutasin me Maarjaga siin, et mida siis vastata neile. Et kuidas meie siis reklaamime nende ettevõtet. Ja siis ma helistasin neile. Ja siis ma helistasin ka kohalikku muuseumisse, mis minu kodu lähedal on, kuid sealt siis öeldi meile ära, et nad ei ole nõus, nad ei saa. Aga jah, ettevõtteid siis oli palju, kuhu ma kirjutasin ja kes üldse ei vastanud. Kui me peaksime järgmine aasta tegema sarnast asja lastelaagrit, kas sa tuleksid ka ilma praktikata sellisele sündmusele? Ikka tuleksin. Järgmine aasta me saame veel ka projekti kirjutamist harjutada, kellegi käest uurida, kuidas siis projekti kirjutatakse ja siis ikkagi otsida veel rohkem sponsoreid. Me teeme selle ära. Aitäh sulle, Karl!